Saunumiga on selline lugu, et oma saates oleme saunumit kajastanud ja nende tegemisi juba aastaid. Ma ise olen teinud palju võtteid. Ma arvan, et ma olen juba vaata, et üks suurimaid saunumi eksperte, aga kogu selles nii-öelda minu teadmistes on üks väga oluline ja suur lünk. Nimelt mu teadmised on puht teoreetilised. Ei ole olnud mul juhust, et ise saunumi seadmega sauna sisse astuda ja seda erinevust tunnetada. Täna ehitusmessil on nendel väike saun väljas, keris on kuum, süsteemid töötavad. See on, ma arvan, viimane aeg ja õige koht, et ma tegelikkuses ka ära proovin, kuidas saunum tundub. Me oleme välja selgitanud erinevate uuringutega, et mis on kõige suuremad probleemid inimestel seoses saunaga. Et kõige suuremaks probleemiks on hapnikupuudus ja saunaruumis on niimoodi, et leili õhu sees või leili, ütleme siis auru sees on väga vähe hapnikku. See tähendab siis seda, et kõige hapnikurikkam õhk on tegelikult põrandal. Ja meie seadmega me korjame põrandalt selle õhu üles ja viime inimestele nii-öelda näo juurde hingamiseks. Ning kõige lõpuks on uuringud öelnud seda, et tegelikult ikkagi väga rahul ei olda ka selle kõrvatava leili litakaga mööda kaela, et siis tegelikult saunum võtab selle ka ära. Saunumi seadmed, kerised ja sisekliimaseadmed ühtlustavad sauna leiliruumi temperatuuri ja õhukihid ühtseks, mõnusaks, mahedaks leiliks. Meil on kõikidel seadmetel on küljes lõõr, mis lae alt tõmbab ülikuuma kõrvetava leili seadme sisse ja väljutab selle põranda lähedalt siis nii-öelda segatud leilina välja. Ja see tähendab siis seda, et kui inimene istub saunas, siis ta saab niisuguse mõnusa, maheda, niiske, pehme leili jalgadest alates ülespoole. No väga hea, ma arvan, et õige hetk on nüüd see, et lähme, ma saan omal nahal tunda. Kliendid tegelikult siin messil käivad riietega saunas. Kas riietega saab sellest efektist aru? Jaa, me avastasime selle umbes 1,5 aastat tagasi Šveitsis, ja nimetamegi seda nüüd Šveitsi testiks. Šveitsi test seisneb selles, et me lähme praegu sauna, riided seljas umbes 10 sekundi pärast ma viskan leili, kui samal ajal, kui ventilaator käib, siis ma lülitan saunumi ventilaatori välja, saunumi seadme nii-öelda välja ja viskan uuesti korra leili. Ja siis põhimõtteliselt saad sa aru, et mis on siis saunum ilma saunumi efektita ja saunum siis nii-öelda tavalise kerisena. Ja see ongi see, mida me tegelikult Šveitsi testiga nüüd näitame. Proovime ära. Riietega saunas on mul küll esmakordne kogemus, aga kohe saame näha, kuidas toimib. Jaa, me saame kohe näha, et ma viskan siit leili ja siis kohe mul assistent lülitab välja seadme ja siis saame ühe korra veel leili visata ja siis on sul efekt selge. Nii, sai leili visatud, on mõnus, pehme, niiske, nii ja nüüd me lülitame välja, viskame uuesti leili korra. Ja siis tuleb sulle tavaline, klassikaline, kohe tuleb, kas saad läbi nina hingata? Enam mitte, enam ei saa, et see on nüüd klassikaline, tavaline ilma saunumita leil, eks ole, sa oled harjunud. Pealagi natuke kõrvetab ja nina kõrvetab ka. Jaa, seda hingata pole, eks ole, et see ongi see, mida me Šveitsi testiga nii-öelda tõestame, et nüüd lähme välja, sellepärast me oleme riides seljas. Aga asi läheb ju liiga mõnusaks. Noh, ega tuleb tunnistada, et tõesti erinevus oli tunda väga mõnus ja see oli väga mahe. Ega tegelikult mul tekkis tahtmine praegust küll, et tõmbaks ikka riidest lahti ja läheks kohe võtaks üks pooletunnise seansi või kaua tavaliselt üldse saunumiga nii-öelda saunaseansid kestavad võrreldes tavasaunaga? No, mina isiklikult käin 15 minutit. Vanasti ma käisin 4 minutit. Ja Andruse juures, kus meie leiutaja juures on saun, kus me tavaliselt istume pisut peale poole tunni. Et lihtsalt kuna on hingata ja päsita, siis tegelikult on ju saunas hea olla. Ja kuidas nüüd teil päris palju rahvast ilmselt läbi siin praegust messipäevadel, mis see inimeste tagasiside on olnud, kes saavad ka seda tegelikult minut aega ainult testida, et mis see üldine selline tagasiside on? Hetkel on tagasiside 100% positiivne. Ehk siis, et inimesed ei kujuta ette, mismoodi saab sauna teistmoodi kogeda ja siin nad tegelikult saavad selle tunde. Sellepärast me olemegi nii-öelda toimiva saunaga väljas, et tõsi küll, me ei ole mitte ainult sellepärast siin toimiva saunaga, et me tahame inimestele efekti näidata, vaid me tegelikult tahame natuke tähistada ka seda, et me nüüd hakkasime välisaunu müüma. Et siis see on ka üks põhjus, miks me siin tegelikult selle saunaga oleme.
Räägime nüüd mõne sõnaga veel ka sellest juhtseadmest. Kas see pult oluline inimestel tänapäeval teada on see, et aga telefoniga ikka ühendub? Ühendub, et saab ka Saunumi äpiga sauna juhtida, et saab panna sauna eemalt varem sisse või õigupoolest tegelikult meil on see erinevus võrreldes paljude konkurentidega, et meie puldi pealt ei panda mitte sisse seda aega, millal saun kütte panna, vaid tegelikult see kellaaeg, millal saun valmis peaks olema. Et meie saun oskab tegelikult niimoodi kütta.